Tere, mina olen Sandra, ma olen kunstnik, dokumentaalfilmi režissöör, kirjutaja ja meikija. Ja ma siin räägin oma elust, asjadest, mida ma teen ja asjadest, mis ma arvan. Ma teen pooleaastase eksperimendi, et tegutseks YouTuberina. Et see ei pea, ma arvan, olema ainult 16-aastaste või 14-aastaste unistuste amet, et ma tahan ka seda proovida. Ma olen lihtsalt vist hästi palju mõelnud nagu meedia olemuse üle ka ja see, et tegelikult praegusel hetkel ei ole enam absoluutselt vahet, kas sa kirjutad Postimehele nende tellitud arvamusloo või Ekspressi midagi vastavat või sa kirjutad blogipostituse või teed midagi YouTube'i, et kõik need nagu meediavormid või meedialiigid on absoluutselt võrdsed, et me kõik tarbime neid arvutist, võib-olla mõned inimesed muidugi veel tellivad paberlehti, aga ma olen aru saanud, et need tiraažid järjest langevad, et lihtsalt sa vaatad eelkõige Facebooki ja loed neid asju, mida su sõbrad on sinna üles pannud. Et mulle tundus, et see on järjest mõjukam asi, selle suhtes mu varasemad eelarvamused olid vist põhjendamatud. Mul on nagu olemas täpselt 6 ideed kõigepealt juba. Ma ei tea, võib-olla nad on igavad, võib-olla nad tulevad hästi igavad, aga ma ei oska öelda nagu, et mulle tihti tunduvad ka nagu paljud YouTuberid igavad, aga sellest hoolimata väga edukad. Ma olen aru saanud, et väga oluline on nagu rääkida, mis su elus toimub, nutmine on hea, kaameras söömine on hea, ostetud asjade näitamine on hea. Ma tahaks teha ühe kindlasti ülevaate YouTuberitest, kas mulle meeldivad, kes on mulle muljet avaldanud või vähemalt mind selle fenomeni üle mõtlema pannud. Täna märksin kell 7, sellepärast et mind äratas telefonikõne ühelt mu filmi peategelaselt, kes on just vanglast välja saanud ja kes on mulle helistanud nüüd mitu päeva järjest erinevatelt numbritelt ja ta on küsinud raha ja ma olen öelnud, et mul ei ole raha, mis on tõesti tõsi hetkel. Ja seekord ta tahtis, et ma annaksin oma pangakonto numbri, et ta väidetavalt saab mingisugust vanglast vabanemise toetust ja et ta peab minema linnavalitsusse selle järgi ja et tal on vaja minu pangakonto numbrit, et sellele kantakse toetus. See tundus mulle natuke kahtlane, ma hakkasin kahtlustama kõik võimalikke SMS-laenu võimalusi, mida sa saad võtta, kui sa tead inimese telefoninumbrit ja pangakontot. Ja ma ei andnud seda. Üldse mul olid nagu viimased päevad, et kui ta on vanglast välja saanud ja peaks minema Lootuse külla, see on nagu Karskusküla, nagu paduusklikud rannivad seda. Et mul on olnud selline tunne, et mida vähem ma ringi liigun, seda parem, sest ma nagu väga ei taha temaga praegu kohtuda. Et mul on selline tunne, et mul nagu tekivad sellised nagu võib-olla natuke manipuleeritud, aga võib-olla ka minu enda sees tekkinud sellised nagu kohustused ja süütunded, et nagu ma peaks täiesti hoolitsema. See on midagi sarnast, et ma Facebookist leidsin mingisuguse metsloomaühingu gruppi, kus otsiti neid orvuks jäänud linnu- ja loomapoegade nagu kosuvanemaid või niimoodi, et sa mingisugused rästapojad või siilid või oravad nagu üles kasvataksid, andes neile pipetist mingisugust piimaasendajat, spetsiaalset piimaasendajad. Ma panin need sinna gruppi kirja, ma olin nagu täiesti siiralt arvamusel, et ma tahan üles kasvatada vähemalt ühe orava poja või siili. Ja nüüd ma ei suuda sealt nagu välja astuda ja seal on kõik inimesed nagu võtavad seda nii tõsiselt ja neil ei ole see tuju üle läinud ja seal tuleb kogu aeg infot, et kuskil on mingi varas ja poeg Kristiine linnaosas, et kellelgi on autot ja püüdke kinni ja kasvatage üles. Ja ma ei astu sellest grupist välja, aga ma tunnen end kogu aeg nagu halva inimesena, et samamoodi mu filmi kangelased, kui nad mu käest midagi tahavad, et nad tekitavad must natuke samasugust tunnet, et ma ei taha nagu kuidagi otse sellest välja astuda, ma tunnen, et mul ei ole ka nagu päriselt õigust, sest tänu nendele mul on ikkagi see film olemas, et ma nagu peaks neid aeg-ajalt aitama, kui neil nagu vaja on, nagu ma ei taha olla ka nagu selline nagu pidev rahakassa. Et mul ongi hästi palju nagu segaseid tundeid sellega seoses ja ma kasutan seda vältimistehnikat hästi palju. Et ma lihtsalt ei võtad aru. Sa pead lõpus ütlema, et kui teile meeldib mu kanal, siis likeige, subscribe'ige ja jagage. See on mulle väga oluline. Mis on piinlik? Kui teile meeldis, mida te nägite, siis palun subscribe'ige, likeige ja jagage. Ja nüüd, kui sa ütled likeige, siis pole... Ma ei suuda seda teha päriselt. Et see on ma ei saa seda nii nagu... Ma peaks igal
sa ei saa peale tulla. Värki-värki. Tšau. Ära ütle.